Kuule, ma ei näegi sind üldse. Nii, ma tulin juba. Et heaks traditsiooniks viimane objekt on meil Tyson. Taistlikest pühadest mägedest kõige tähtsam number 1. Siia otsa on esimesest keisrist Shi Huangdist alates roninud sadakond keisrit. Miks nemad siia tikkusid, käisid oma valitsusmandaati uuendamas. Kui kõik õnnestus, loodusega asjaolud ei sekkunud, siis see tähendas seda, et võis valitsemisega jätkata. Kui tulid takistused vahele, tähendas see seda, et tuli teatepulk üle anda. Aga täpselt sama pädeb tänaste inimeste kohta, et ka meie võime oma taotlusi ja soove ja korda ja mida iganes, mis meile oluline on käia siin kinnitamas selleks, et üleval on Jadeidi keisri pühamu. See on sisuliselt siis Jumalale lähedale saamine ja oma soovide esitamine. Nii et tasub see matk igal juhul ette võtta. Alt Jalamilt kuni üles. Algust tõi meid küll ka buss, aga alt Jalamilt küll üles 4500 astet. Näete, trepp on tihedalt rahvast täis. Me oleme kuskil vist esimese kolmandiku peal, ma kahtlustan. Ja ilm on suurepärane, paras matkailm. Hello. Ja selline 15-16 kraadi, päike paistab, tuult eriti ei ole. Ja kuna laupäevaga tegemist, siis mägi on tihedalt hiinlasi täis. Valgeid inimesi veel näinud ei ole ega. Ilmselt peale meie, ma mõtlen. Aga ei, näed, siin saab igasugused ujukesi osta pool muidu. Aga Tysonist on nii palju, et asub ta idaosas, Hiina idaosas, kõige laugem osa ja see on selle osa kõige kõrgem tipp. Ja sellepärast siia see mägi sai ka rajatud. Teised mäed, 5 taistlikku, tähendab 4 ülejäänud, asuvad Hiina eri otstes. Oleme ka need kunagi läbi käinud, aga täna siis selline Tysoni päev. Aga tore on vaadata, kuidas inimesed lähevad hordide viisi. Aga muuseas ka pakid liiguvad siin kõik. Pakikandjad, vaatame. Kogu kaup liigub siin ka pakikandjatega üles. See on nende töö. Mingid andmed olid, et mis nad palka saavad. Üks jään per 1 kilogramm. Arvutasime, et selline 40-50 kilo võib olla turjal üles minnes ja teevad mitu tretti päevas ja elati selle olemas. Aga ka meie jätkame siis nüüd matkamist selleks, et tipuni ja veel maad. No nii, kostab küll. Sa tahad need munad ära filmida? No, 2 kasti mune ja midagi veel. Ja midagi munade kõrvale on seal teises kastis. Aga nende pealt on õppida, nende pakikandjate pealt, et vaadake, nii tuleks ka elada, tasa, aga tohutu järjekindlusega. Meie kipume tormama ja siis ära väsime ja puhkama. Hello. Ja puhkama siis, aga tema läheb ühtlasel sammul. Hello. Hiinlased tahavad kõik tervitada nüüd. Aga pakikandja läheb ühtlasel sammul. Ja üldiselt elu on näidanud seda, et me mis sa tormad siin, lõpuks jõuad koos selle pakikandjaga samal ajal üles. Ja et tasub ikkagi kõrva taha panna, mitte see, et pakikandjaks hakata, aga oma elus ka valida sellist ühtlasemat tempot, mitte niivõrd kiirendused, aeglustused, puhkehetked, aga just tasa sõuad, kaugele jõuad. No nii, lähme.